kui ma alles alustasin algava õppejõuna, siis ja me rääkisime tudengitega eluviisi muutustest, mis on vajalikud, et näiteks vererõhuravis või teist tüüpi diabeediravis ja tihti ongi need ju eluviisi muudatused, et suurendada liikumisaktiivsust, teha selliseid tasakaalustatud toitumisvalikuid, loobuda suitsetamisest, kas vähendada või loobuda alkoholi tarvitamisest, magada hästi, mitte tarvitada narkootilisi aineid, stimulante, uinuteid või mida iganes. Ja kui tudengid küsisid siis, et kui palju mul on neid patsiente, kes siis tegelikult muutuvad. Ja ma pidin tõdema, et võib-olla ühe käe sõrmedel saan üles lugeda. Aga peale seda, kui ma ikkagi õppisin motiveerivat intervjueerimist ja ma arvan, et minu suhtlusstiil ikkagi muutus, siis nüüd on mul selliseid patsiente ikkagi päris palju, kes neid muutuseid teevad. Ja võib-olla ka minu enda ootused on rohkem kooskõlas patsiendi ootusega, et ma ei ootagi seda, et ta võib-olla totaalsed muutuseid teeks, vaid juba väikesed sammud muutuse suunas on minu jaoks suure väärtusega, et inimene läks ja kas või mõtles, et et see muutus võiks mulle kasulik olla ja ma tegin selle ära või et ma valisin juba väiksema suhkrusisaldusega leivad näiteks poest ja et juba sellised muutused on minu jaoks väga väärtuslikud. Aga ja neid näiteid on nüüd päris palju, et just võib-olla suitsetamisest loobumise nõustamisel, alkoholi tarvitamise vähendamisel, toitumise muudatustel neid on. Aga võib-olla kõige vahvam lugu sellest muutusest on see, kus me õppetöös kasutame standardiseeritud patsiente. Et need on inimesed, kellel meeldib natukene näidelda, vabatahtlikud, kes on tulnud siis appi meile õpetama ja nad ei ole päris patsiendid, vaid õpivad ära mingisuguse stsenaariumi. Aga tihti selles loos on natuke neid ennast ju ka alati. Ja meil oli siis selline stsenaarium, kus see standardiseeritud patsient pidi mängima suitsetamisest loobujat, et ta või kahe vahel oli, et arst tõstatab selle teema, et veel ei olnud nii kindel, et ta loobuda tahab. Ja